ja näiteks meil tulid mingid kindralid sinna sõjaväeossa, kus me Kaliningradis olime, ja siis osa poisse värvisid neid äärekivisid valge värviga, et ilus oleks, teised värvisid koltunud rohtu roheliseks. Ülikooli ma astusin 1971. aastal ja selleks ajaks oli ikkagi niimoodi, et keskkool oli lõpetatud ja mul oli väga huvitav kool, kus ma käisin, see oli Mulla tänava kool. Ja sellest koolist on tulnud väga palju huvitavaid inimesi ja see õhkkond, mis meil seal oli suhteliselt loominguline. Sealt on tulnud terve rida näitlejaid, Urmas Kibuspuu näiteks ja teised. Samamoodi oli seal ka meie kunagised ministrid õppisid selles samas koolis, Signe Kivi näiteks ja nii edasi, sest seal oli kunstikallak oli. Aga mina kunstikallakuga klassis ei käinud, ma käisin, meil oli niisugune kallak nagu tehniline joonestamine. Et see oli huvitav asi, aga ütleme, nad mingi kallaku pidid välja mõtlema, aga kunstiringis ma käisin vist 1. klassist kuni 8. Et see on nagu see kunsti pool, et see pilte ka tehtud ja maalitud ja kõik seda asju tehtud. Aga miks ma läksin Tehnikaülikooli õppima, Tartu paistis liiga kauge olevat. Et kuidagi turvalisem oli kodus olla ja kuna mu vanemad mõlemad olid, ütleme, õppejõud. Isa töötas Tallinna Polütehnikumis, ema Tallinna Merekoolis, siis tegelikult need vanemate soovitused, et mida minna õppima olid tegelikult, ma arvan, olulised. Ja nad olid olulised sellepärast, et mulle enda kõige tugevam õppeaine oli keskajal, ma arvan, keemia. Käisin palju keemia olümpiaadidel, sain hulka paremaid kohti kui füüsika ja matemaatika olümpiaadidel, aga mu ema, kes oli keemik, ta soovitas mul mitte minna keemiat õppima, sellepärast, et tööle suunamine, nagu tollele nõukogude ajal oli nii, et olid keemiakombinaadid ja ta arvas, et see ei ole tervisele kõige parem. Isa õpetas mul elektrit Polütehnikumis ja ta ütles, et õpi parem elektrit, aga tema eriala oli ühesõnaga alajaamad ja elektrivõrgud, aga ta arvas, et see pole kõige ägedam, et õpi ikkagi natukene sellist tööstusautomaatikat ja siis selle tõttu ma siis astusingi elektrijaamid ja tööstusettevõtete automatiseerimise erialale. Tolle aja trikk oli see, et miks ülikooli astuti põhiliselt sellepärast, et nii TPI-s kui Tartu Ülikoolis õppima tulnud tudengid ei võetud sõjaväkke. See oli kõige suurem motivatsioon, sest et kes see tahtis ikka sõjaväkke minna. Et muidu oleks võinud ka nii teha, nagu tänapäeval tehakse, et võtad mingi aasta pausi ja käid kuskil mujale, tegeled millegi muuga. Aga see oli üks olulisi faktoreid. Ja kuna ma ütlesin, et see elektrivärk oli nagu päris huvitav ja ma ise tegelesin kodus ja käisin ka pioneeride palees raadiotehnikaga. Siis raadiotehnika oli see, et ma ehitasin mingeid võimendeid, ehitasime saatjaid, vastuvõitjaid, raadioid ja siin on jälle isa soovitus, et kui lähed raadiotehnikat õppima, mis tollel oli kõige kõvema konkursiga eriala, sul ei ole pärast mõistliku töökohta. Ja hiljemgi nagu selgus, et kui need raadiotehnika lõpetanud poisid siis lõpetasid, siis Sideministeerium neid suunas ja kuhu ta suunas? Postkontoritesse. Mis tegelikult ei vastanud üldse selle tohutule teoreetilise ettevalmistusele ja ei olnud ka pärast nagu huvitav, et need inimesed otsisid oma töökohta pärast väga pikalt, et tolle ajal lükkas see nõukogudeaegne suunamine. Tolle õppimine oli ikkagi natukene kloostri kooli moodi, et õppejõud tulid ette, lugesid oma loengud, paljudel õppejõududel olid raamatud või õpikud, mille järgi võis nagu õppida, suuremal osal ei olnud neid ja meil olid puhtad konspektid, et meil tuli need tekstid tahvlile, seletused juurde, me konspekteerisime. Meil isegi rühmas oli niimoodi, et paar poissi, kellel olid ilusamad käekirjad, need siis tegid kopeeriga veel mõnele nendele, kes ei jõudnud kirjutamisega järgi oma neid konspekte. Aga ütleme, meeleolukamad olid ikkagi need, et näiteks füüsikaloengud, kui meil loeti, siis selles füüsika auditooriumis, mis meil on seal all 1. korrusel, siis kui tavaliselt teised õppejõud tegid kriidiga tahvlile, siis seal kirjutati klaastahvlile ja dušiga.
ja siis neid vahepeal neid klaasplaate pesti, tulid mingid laborandid sealt kuskilt tagantruumist välja, pesid vahepeal puhtaks, et õppejõul oleks piisavalt tühje klaasplaate, kuhu saaks dušiga peale kirjutada. Aga see tähendas seda, et kui tekkis küsimus mingi esimese osa kohta, siis seda klaasplaate enam ei olnud, et see oli selleks ajaks juba puhastatud ja järgmise sõnaga tekstiga kaetud. Ütleme jälle, et eredamad hetked on ikkagi need, mis on keerulised, et kõige rohkem on meelde jäänud praktikad, kus me käisime suures Nõukogude Liidus, me käisime Toljatti autotehases ja Rustavi metallurgiakombinaadis. Ja teine, mida tänapäeval enam ei ole, on malevad. Ma käisin 3 aastat malevas ja esimene aasta oli malevarühm meil Roelas, järgmine aasta Sadukülas. Ja siis oli ka niimoodi, et sellise noore aktivistina ma olin ka komsomoli komitee EUE sektoris, üsnagi ametis. Ja siis see EUE sektor oli see, kes siis komplekteeris need malevarühmasid, leidis nendele komandöre, meistreid ja komissare ja siis ka kogu seda meeskonda, kes nagu kokku pandi. Ja tehti ka lepingud ettevõtetega, kõik need kekid ja mekid, kuhu me siis nagu tööle saateti neid rühmasid, see oli ka siis selle sektori nagu üks töövaldkondi. Ja siis, kui ma olin seal aasta aega nagu toimetamas, tekkis ka mul see võimalus, et ma läksin 3. malevasuveks, mitte Eestisse, vaid läksin Budapesti. Ja Budapestis oli meil selline eriti tore seltskond, kes seal koos nagu oli, et seal olid erinevatest ülikoolidest sellised inimesed, kes ikkagi paistsid siis silma ja paistavad ka täna silma, nii et malevarühma kaaslasteks oli meil Eva Rõigas, kes täna juhtis siin ajakirjanike liitu, aga ka muidugi kunstitegelased, et meil oli Ehala ja Kaljuste ja need olid ka meie rühmas ja Väino Kuri, kes küll on vara lahkunud, aga tollel ajal oli ka väga aktiivne selline majandus- ja komsomoli inimene. Mait Schmidt näiteks oli vahepeal ehitusminister, Mati Polli, kes oli edukas ettevõtja hiljem ja suure Ivavere see puidukombinaadi üles ehitaja, et need olid me kõik rühmakaaslased tollel ajal samas Budapesti rühmas. Põhilised üritused olid ikkagi oma rühmaüritused, mida me organiseerisime ja tavaliselt siis oligi nii, et kuna meil oli poisterühm 2-3 tüdrukut, siis me leidsime siis selle teise poolega siis Pedast või siis Tartu Ülikoolist. Ja nende tütarlaste, kus olid suured tüdrukute rühmad, need kursused, kus õpiti kas eesti, vene või mingid muud keelt, seal oli valdavalt tüdrukud. Ja ma mäletan, et meil oli üks sellised kohtumised olid ka Tartu farmatseutidega, vist paar korda käisime koos nendega, nii et sedamoodi olid rühmakohtumised nende 5 aasta jooksul. Eks seda õppimist oli ka tegelikult suhteliselt palju, et mul on niisugune tunne, et tollel ajal meil oli ikkagi seda auditoorset tööd, neid projekte ja igasuguseid muid asju nii palju, et ega päris ta vaba aega niimoodi väga lahedalt ei tekkinud. Et kui nüüd meenutada, oli meil niimoodi, et üldiselt oli meil ju 5 päeva neid loengut ja meil oli 6-8 tundi päevas, hakkas hommikul 8 pihta ja lõppes siis kuskil 2 või kell 4. Ja meie paradoks tollel ajal oli see, et meil oli Hinnete lehe peal on üks niisugune õppeaine, mille nimi on, kuna Hinnete lehed on venekeelsed, siis tollel ajal, kuna olid üleliidused õppekavad, Hinnete leht on venekeelne, siis see oli spetspodkatovka. See spetspodkatovka on täpselt nagu see tänane see spetsiaalne ja operaatsia, ehk see oli tegelikult sõjaline. Ja seda meil tehti alati siis teisest kursusest filtri teel, kus meid siis õpetati sideohvitserideks. Ja see meie kiusuks oli see tegelikult see, et see toimus laupäevasel päeval. Et kui palju suurem osa ülikoolist oli laupäeval vaba või oli need mingid muud asjad, mis olid, ei hõivanud seda tervet päeva, siis meil oli hommikust õhtuni seesama sõjaline filtri teel, mis oli siis 2., 3. ja 4. kursus, 5. kursus enam ei olnud. Need 3 aastat oli siis seda sõjalist seal. Ja seal oli siis kogu see lugu, see taktika, strateegia, raadiojaamad, side, morse, me õppisime siis, nagu ma ise ütlesin, piksutama. Ja meil oli siis ka need testid pärast kiiruse peale, et me pidime teatud arvu neid signaale suutma vastu võtta ja ka edasi saata ja see päädis kõik lõpuks
Kaliningradis sõjalise laagriga. Kui me lõpetasime ülikooli ära, me saime diplomid kätte, nagu täna antakse, siis sisuliselt 2 päeva hiljem, see oli kuskil nagu jaanipäeva paikul meil tolleaegne lõpetamine, siis kogunesime Kalini ausamba juurde Balti jaama kõrval, mida seal enam ei ole, ja nüüd pandi rongi peale ja see oli siis, minu mälu järgi oli see Minski rong, aga meil oli Riiasel ümberistumine ja siis me sõitsime Kaliningradi sealt ja siis me olime seal sisuliselt 3 kuud. Olime seal sõjalise laagris ja see siis päädis selle eksamiga ja siis selle ohvitseri tunnistuse kätteandmisega hiljem siin Tallinnas Maneesi tänaval. Tollel oli niimoodi, et ei olnud lävendi põhilist vastuvõttu, kui tänapäeval on, et saad oma punktid kätte ja siis saad nagu ülikooli sisse. Tollel oli ikkagi raudsed eksamid ja igasse rühma võeti 25 tudengit. 25 tudengit ja meil oli niimoodi, et neid taotlejaid meie eriala, mis oli elektrijaamete ja tööstusettevõtete automatiseerimise eriala, kas oli seal 22 vist need, kes suutsid oma eksamid ära teha. Ja siis 3 tulid kas siis raadiotehnika ja vist 1 tüdruk tuli ka majandusest, kes ei saanud nagu sisse lootusega, et nad pärast nagu tollel ikka lubati, et et teete esimese aasta ära, et pärast lähete mõnele teisele kursule erialale edasi. Aga paraku kõik jäid ju seal ka meiega õppima. Ja väljalangevus on kõik need aastad olnud ühesugune. Meid lõpetas selle lõpetamise päeval 15, aga meiega kuni lõpuni jõudis välja 17, kes 2 nendest siis lõpetasid aasta hiljem. 15 said sellel lõpetamise päeval tunnistused kätte ja 2 siis hiljem, aga nendel oli üks oli siis niimoodi, et oli siis ma väikese mudilasega vist kodus ja siis üks poiss oli see, kes selle asemel, et seda diplomprojekti teha, reisis mööda laia Nõukogude Liitu ja siis kui tuli tagasi, see aega liiga vähe selleks, et seda tööd nagu ära lõpetada. Ja siis ta pidi järgmine aasta siis selle oma töö nagu kaitsma, selle diplomprojekti. Aga kokkusaamised on ikkagi sellised, et viimane kokkusaamine veel eelmise nädala. Nii et meil tuli kokku sellest seltskonnast 12 inimest ja Riigikogu puhkebaasis käisime selle nädala keskel. Paraku on ka mõned meie hulgast lahkunud, nagu ikka, et natukene ülikoolis on see teise ilma minek natukene nagu kesisem, kui ütleme põhikoolis, et põhikooli omadest on ikkagi hästi palju juba manala inimesi. Aga meil on ka ikkagi 4-5 ja keda enam ei ole. Aga üsnaga teised käivad reipalt koos ja meil on veel selline traditsioon, et me käime abikaasadega koos, nii et see on selline tore seltskond, et vahetavael me saame kokku paari aasta tagant, kuna nüüd oli meil 50 aastat lõpetamisest, üsnaga 76 lõpetasime, siis kõik, kes said vähegi, tulid kokku ja kohale. Lõpudiplomiga on täpselt sama nagu tänapäeval, et minu selles vanuses on tore see, et ma olen ju nüüd kokku puutunud kõikide rektoritega alates Agu Aarnast. Agu Aarna oli see, kes siis surus meil kätt tollel ajal lava peal ja andis diplomi kätte. Hilisemad rektorid siis, kes meil tulid siis Boris Tamm ja Olav Aarna ja need kõik on selles mõttes nagu teada G-vallikust ja Sürjest nagu rääkimata, et kes on nagu hilisemad, et see kogu see rektorite rida on nagu selles mõttes nagu hästi tuntud ja teame, kuidas nad nagu toimetasid tollel ajal. Aga aktus oli täpselt samasugune, natukene ma arvan, et kui mõelda nendele lõpupiltide peale, siis inimesed on uhkemad riides, tütarlapsed olid ägedamate soengutega, kui tänapäevased, nad on natuke ikkagi stiilid ja asjad on nagu muutunud. Aga põhimõtteliselt oli ikka sama, et lapsevanemad olid kohal, lilli oli palju, pärast seda oli siis selline istumine ja koosviibimine ja pärast seda oli ju järgmisel päeval oli ikka sõjalisse minek. Nii et või sõjalisse laagrisse minek, et see siis oli see puent ja sõjalise laagriga oli ikkagi tõsõnaga see, et kui sa sinna ei lähe, siis oli sul valik, et sa oled sügisel sõjaväkke, et see oli see üks motivatsioonidest, et kõik see tsükkel nagu läbi teha. Edasi sai minuga niimoodi, et ma kui nüüd mäluga ei eksi, aga seda peaks kuskilt tööraamatust või personaliosakonnast vaatama, et alates 3. kursusest ma olin ju kateedri tööl. Siuksed, ütleme, usinamad, nagu mina siis kutsuti tegema, ülikoolis oli meie kateedri hästi palju lepingulisi töid.
ja neid lepinguliste tööde, nende katsestendide, kas kokkupanek, seal katsete tegemine, kus oli palju katseid, mingisuguste tabelite tegemine, kõik tuli suhteliselt käsitsi üles kirjutada, siis kaasati hästi palju tudengeid ja mina olin üks nendest. Ja mingi hetk, ühesõnaga seal kuskil 4. kursusel oli isegi see, et me projekteerisime teatud mingisugused elektronlülitusi mingitele pingeregulaatoritele, midagi taolist, ühesõnaga, et noh, kogu aeg ma olin nagu ametis, aga minu ametis olek on selles mõttes ka nagu pikema perspektiiviga, et minu esimesed töökohad olid selles samas koolis, kus ma õppisin, olin seal füüsikakabineti laborant poole kohaga keskkooli ajal ja siis keskkooli võib-olla vist kas viimases klassis oli veel niimoodi, et kuna mu ema oli keemiaõpetaja, siis ta kutsus mind sinna perekooli. Ma pesin neid laboris, neid katseklaase, sellepärast, et seal ei olnud muud võimalust, et keegi pidi neid pesema. Ja siis leiti ka, et mingisugune koolilaps võib tulla, et see ei ole nagu selles mõttes nagu midagi hullu ja kohtlikud. Nii et tegelikult mu tööstaas hakkab vist pihta kuskilt ühesõnaga 9. või 8. klassist, et kuskilt sealt maa. See, et ma ütleme kateedri juures neid lepingulisi töid tegin, päädis ju sellega, et tollel ajal oli kuskil 5. kursusel see nõndamine suunamine. Ministeeriumid taotlesid oma teatud arvu neid töökohti, osa meil poisse läksid koloosidesse, sofoosidesse tööle, osa läksid ettevõtetesse, kõik ühesõnaga tahtsid jääda nagu Tallinnasse, aga Tallinnas oli vaja nendel maapoistele elukohta, kui korterit ei pakutud, siis nad pidid maale selgelt minema. Minul seda muret nagu väga ei olnud, kuna ma elasin Tallinnas, aga siis kateeder kutsus mind, ühesõnaga neil oli ühesõnaga kateeder sai suunamise koha, siis mulle tehti ettepanek seal 5. kursuse hakatuse, kui see suunamine oli, et ühesõnaga, kas sa ei tahaks kateedrisse tööle jääda. Ja siis ma nagu keitsin õlgu, et okei, et see on nagu parem kui kuskile kolhoosi maale minna või midagi taolist, et pigem siis jääks nagu kateedrisse, et ega sellist suurt teaduse tegemise sellist, tuhinad nagu hinges ei olnud, et pigem ma olin ikkagi natukene raadioamatööri ja elektrooniku ja midagi taolist, seda ma hästi tahtsin ise endale midagi ehitada. Ja see meeldis mul oluliselt rohkem kui päris see valdkond, kus me nagu toimetama hakkasime, sest kateeder meil tegeles MHD ajamitega. MHD tähendab magneetne hidrodünaamika, ehk see tähendas sulametalli transportimist elektromagnetilise väljaga. Ja selleks siis oligi meie tööd, kus me siis valasime alumiiniumit ja magneesiumi nendest suurtest tiiglitest siis valuvormidest ja selleks oli vaja transportida, tavaliselt seda tehti siis mingi kopaga. Ja siis tegime niisuguse toru, panime sellele siis selle elektrimasina juurde ja siis see suunas selle sulametalli siis nendesse valuvormidesse. Ja see oligi see töö, millega me tegelisime, seal oli teadust päris palju ja selle teaduse algataja oli meil Aleksander Voldek, kelle nimeline auditoorium on meil seal Energeemajas. Nii et tema oli see teoreetiliste aluste panija ja siis kogu see meie kateeder, see oli üks suurtest suundadest, aga mingi moment hiljem me läksime lineaarmootorite peale üle, et me hakkasime tegema siis neid mitte pöörlevaid mootoreid, vaid sellised kulgevaid mootorid, kus siis mingid asjad liiguvad sõnaga horisontaalsed või vertikaalsed. Tollel ajal oli niimoodi, et kõik asjad käisid ettepanekutega, et kui ma tulin sõjalise laagrist tagasi, siis ma pidin samas tulema ülikooli, kateedri juhataja võttis siis nööbist kinni, ütles, et nüüd on niisugune lugu, et meil üks õppejõududest, kui ma ei eksi, oli Jaan Järvik, oli läinud välismaale stažeerima, et tema kõik loengud on üle jäänud. Ja keegi peab nüüd lugema hakkama. Et kuna teistel oli koormus nagu ära jaotatud, siis ma sain vist kogu selle loengute ja laboratoorsete tööde tsükli endale, mis tegelikult oli selles mõttes nagu uskumatu koormus. Et tänapäeval mõistes nagu ei oskagi ette kujutada, et ma kuidagi mäletan, et tollel ajal käis arvestustundidega, kui sul oli mingi õppeaine näiteks, mida loeti 2 tundi nädalas, siis oli 36 tundi, oli tegelikult semestris. Ja minu kogu koormus esimesel, teisel ja vist 3. aastal mingi 1200 tundi.
et see oligi kogu aeg see, et ma muud suurt ei teinud, kui siis lugesin ja valmistusin nendeks loenguteks, et noh, ega omal ju nagu konspekti ei olnud, vanade konspektidega polnud väga palju midagi peale nagu hakata. Ja veel nende, laborite juhendamine on hoopis midagi muud kui see laborite tegemine. Ja see oli ikkagi päris tõsine töö. Ja siis üks moment oli see, et öeldi, et kuule, et vist oli pärast, ma tajun, et see oli kuskil pärast 3. aastat, et nüüd on vist aeg, et meil on ikkagi, nagu meil kateedris öeldi, need pikkade pükstega poisse ka vaja, et need poisikesed siin ikka ringi käivad, et tuleks aspirantuuri astuda ja oma töö ära teha, aga tollel oli 2 võimalust, kas oli see statsionaarne aspirantuur, mis oli 3 aastat, sa muud midagi ei teinud, oli mitte statsionaarne, mis oli 4 aastat ja siis sa oma põhitöö kõrvalt siis tegid oma kandidaaditööd. Ja lisaks seal oli veel, et sul oli vaja teha veel 3 eksamit. Eriala, võõrkeel ja filosoofia. Ja see filosoofia eksam, see oli ikkagi selline, et õppisin täpselt sama palju seda filosoofiat kui tavalisel, mingil teisel 3. kursusel kõik ained kokku. Et meil olid seal seminarid, meil tuli tohutult läbi lugeda ja mõni inimene rääkendas kokku, et see kohustuslik kirjandus oli selline, et me poleks suutnud 1 aastaga reaalselt seda läbi lugeda, mis meil anti. Aga hakkama saime ja tegime need eksamid ära. Ja selle tööga oli ka ikkagi see, et nagu tänapäevalgi, et ega me päris selle 4 aastaga seda tööd kokku ei saanud. Et me saime terve rea artikleid kokku. Aga mida tänapäeval nagu ette ei kujutada, et kuidas see kaitsmine tegelikult välja näeb. Selleks, et sõnaga saada oma kandidaate kaitstud, hakkab see sellest pihta. Punkt 1, esiteks saab esitada oma töö omal ülikoolis. Teeb ülikooli kaitsmine käib nagu läbi, siis seal lugupeetud tolleaegsed siis dotsentid ja professorid ütlevad, et okei, et on nagu enam-vähem valmis. Ja siis hakatakse otsima kohta, kuhu kaitsma minna, sellepärast, et tehnika, Polütehnilise Instituudis tollel ajal ei olnud kaitsmiskomisjoni kõikidel õppekavadel. Juhendamisõigused õppejõududel olid, aga kaitsmiskomisjoni ei olnud. Ja kaitsmise komisjonid näiteks oli soojusenergeetikutel, kus oli Arvo Ots ja Ilmar Mikk ja need, seal olid kõik nad professorid, nad olid põlevkivi peal ja nende koolkond oli nii kõva, et nad said ka kaitsmise komisjoni moodustamise õiguse siia. Ja siis olidki need variandid, kas minna Leningradi, Moskvasse või Kiievisse kaitsma. Ja kuna Moskva oli ikkagi selline koht, siin peab jälle kõrvalpõike tegema, et selle kaitsmise tulemuse kinnitas ära sõnaga kõrgem atesteerimiskomisjon. Ehk võrsa atestatsioonne komissia, et ta kindlasti läbi läheks, oli meie vanade õppejõudude arvamus, et parem kaitsta Moskvas. Sellepärast, et selle kaitsmiskomisjoni liikmed Moskvas olid ka ise VAK-i liikmed. Ehk selle sama organi, kes pärast kinnitavad ära, et see töö on nagu ära kaitstud. Aga nüüd edasi, selleks, et nüüd päris kaitsmiseni jõuda, oli veel vaja teha üks selline kaitsmine analoogses ettevõttes, mis on nagu Moskva Energeetika Instituut ja siis mulle leiti, et see on Kiievi Polütehniline Instituut. Läksin sinna, kaitsti kõik plakatid, värgid kaasast, lugesin oma loo kõik ära, ega nad ju kohe ei otsusta niimoodi, nagu praegugi, et komisjon läheb kuskil nurga taha ja päev 2 hiljem nad siis ütlevad, et jah, et see teema ei vasta päriselt meie profiilile, et me päris aru ei saanud, mida te seal rääkisite. Ja siis otsustati, et parem on minna Odessasse, Odessa Polütehnilise Instituuti ja siis mingi 6 aega hiljem ma läksin Odessasse, siis täpselt selle sama plakatite värkidega, siis mul üks kolleeg oli kaasas. Ja seal me siis lõpuks saime selle, et me saime sealt sellest ka positiivse otsuse, et see töö kõlbab kaitsmiseks. Aga tollel oli veel niimoodi, et lisaks nendele kaitsmise, see on nüüd 2 kaitsmist oli juba tehtud selleks ajaks, oli vaja, et meil on ka juurutusakt. Et see asi, mille me olime valmis ehitanud, on kuskil ettevõttes ka edukalt juurutatud. Ja siis selle juurutusakti me saime kaasa mootoritootmiskoondses, kus me tegelikult need asju siis olime üles pandi, kus nad töötasid. Õnneks oli meil siuke töö, kus tegelikult tehti reaalne asi valmis ja seega siis kuskil Vene ettevõttes töötas. Ja pärast seda oli Moskva Energeetika Instituudis eelkaitsmine. Selleks, et nad päris kaitsmisel laseksid, nad tahtsid teada, et millest nagu juttu on. Ja siis ma uuesti oma need esialgsete plakatitega läksin siis sinna Moskvasse, tegin selle eelkaitsmise ja siis
kuskil kas 3 või 4 kuud hiljem pandi järjekord, siis tuli põhikaitsme, seal ma sain positiivse otsuse ja ma mäletan selgelt, see oli 11. mai, kui ma siis kaitsesin selle pärast maipühi, ma istusin seal kuskil Moskva hotellis ja siis õppisin seda teksti nagu pähe, et siis need Moskva professorid ütlesid niimoodi, et su vene keel ikka ei ole päris hea, sa peaksid ikka harjutama ja harjutama, sellepärast et mul anti seal aega pool tundi täpselt ja mul on, ma mäletan siiamaale mingi 15-16 plakatit, mis olid siis paberi peal joonistatud, ega siis polnud slaidide näitamist ega mitte midagi, tolle 7. Siis oli 83. aasta oli, kui ma kaitsesin, 83. Ja siis see läks sealt edukalt ja siin on veel üks hea seik on, et minu siis selle kandidaattöö juhendaja oli Hugo Tiismus, kes oli siin ülikoolis õppeprorektor, pärast ta tuli meile kateedrit juhantama ja oli kateedris professorina edasi. Ja siis, kui mul oli 2 aastat aspirantuuri läbi, tule ajal täideti ka sihukest žurnaali, kus siis kirjutati kõik, mis sa selle iga aasta oled teinud ja millised loengud oled kuskil pidanud ja kuidas sa tudengitega oled toimetanud ja kõik need teaduslikud aspektid, artiklid ja konversid kõik oli seal kirjas. Ja siis juhendaja pidi selle viseerima. Kui mul 2 aastat oli läbi, siis tuli Hugo Tiismus minu juurde, ütles, et tead Arvo, sa oled üks tubli poiss, sa võiksid aspirantuuri astuda. Ehk tegelikult tahtsin sellega öelda seda, et tollel ajal oli oma töö tegemine ikkagi selle sama aspirandi oma isiklik asi. Ja veel teine tore seik oli ikkagi see, et meil oli päris suur kateeder. Et ma arvan, et meil oli kuskil 60-70 inimest, meil oli kogu aeg need aspirante seal mingid 6-7 ja 30 aasta jooksul, kui see kateeder kasutati 60-ndast kuni 90-ndani, kuni siis see kateeder ära lõppes, instituut tekkis, meil kaitses ära oma kandidaaditöö meie erialadel, mis meil alustatud, ainult 10 inimest. Et see on ikkagi see, et meil oli hästi palju neid, kes ei lõpetanud, kes said ka töö valmis ja otsisid seda kohta, kus seda kaitsta, üsanaga seal laial Venemaal. Ja nad ei suutnud seda kohta leida, öeldi, et töö ei ole see, et kas ta ei ole aktuaalne, kas tal ei ole juurutust, kas sul ei ole piisavad autoritunnistusi. Et minul oli kaitsmise momendiks, ma arvan, et tollel oli, kas mul oli 3 või 4 autoritunnistust, aga ikkagi 90-ndaks, kui ütleme, need teemad ära lõppesid ja need rahastused ära lõppesid ja mul oli 21 autoritunnistust juba, üsanaga, et 21 sihukest toredad ideed, mis siis tollel ajal tunnistati siis selliseks patendi või autoritunnistuse vääriliseks, aga selleks, et 21 siis autoritunnistuse saada, ma olin kirjutanud kuskil 60 autoritunnistuse avaldust, nii et see, ütleme, edukuse protsent oli siis 1/3. Kui ma olin kas 3. või 4. kursusel, siis oli mul võimalus kuskilt saada esimene kalkulaator. See oli meie üsnaga õpperühmas esimene, millega sai liita, lahutada, korrutada, jagada, võtta protsenti. Sinnamaale käis kõik lükati ka. Ja osa õppejõudusid, üsnaga elektrotehnika teoreetiliselt aluste õppejõud, üsnaga Harri Jänes vaatas seda kalkulaatori, ütles, et õige insener arvutab ainult lükati. Mis need kalkulaatorid siin ikka on, et selleks saada ainult vale tulemused, ei oska komaga õigesse kohta panna. Aga kui lükata on, siis ikkagi seal on võimalik asjad teha, peate täpselt teadma, mida te teete ja kuidas seda tulemust esitada. Sest kalkulaatoriga on nii, et jagasid mingid numbrid, said pärast koma üsnaga 10 kohta. Selgelt on see, et 10 kohta on liiast üsnaga, aga kui sa arvutasid lükatiga, siis 10 kohta sa kunagi ei kirjutanud, sest polnud võimalik nii palju kohti kirjutada. Ja muidugi teine asi oli see, et ülikoolis kindlasti arvutid olemas juba tollel ajal ja me tegime teatud programme ka oma nendes samades õppekavadest. Aga nendega, nende minskitega, mis meil olid, need ju lugesid selliseid perforeeritud linte. Me tegime oma programmi valmis, perforeerisime siis selle ära ja andsime siis arvutuskeskusesse sihukese rulli, kus oli see lint. Ja me saime selle tagasi, öeldes, et seal on mingi viga. See programm ei jooksnud läbi. Ja nüüd hakata uuesti otsima, kus see viga oli ja lõpuks ma mäletan mingite asjadega oli, et me tegime seda 10 korda läbi lõpuks. See tudengipõlves, et kui me lõpuks see programm hakkas tööle ja seal oli lihtsalt oma trükivigu oli sees, mõned olid põhimõttelised vead, aga sul ei tulnud tagasisidet mitte kuskilt. Tagasiside oli see, et tulemust ei tulnud. Hakkad uuesti otsast pihta. Aga ütleme siis, kui me juba seda teadust tegime seal 80-ndatel või 70-ndatel lõpus 80-ndatel juba kateedris, siis me saime mingi imetabasel viisil omale arvuti, mille nimi oli Nairi. See oli Armeenias valmistatud. Ja seda pani siis üles sideministeeriumi mingi
SKP või midagi taolist ja ühesõnaga valmis arvutis oli terve suur tuba ja teine oli veel üks selline ettevalmistusruum, kus sai neid andmeid nagu töödelda ja selle ülespanek kestis mingisugused pool aastat vähemalt, et noh, see ei ole mitte niimoodi, et lähed poodi, ostad omatena arvuti ja siis ütleme, kui midagi on väga viltu, lähed sinna helpdeski, ütled, et kuule, see programm ei tööta, et tehke midagi korda. Tollel ajal oli ikkagi niimoodi, isegi seda arvutusmasinat ehitati kuude ja kuude kaupa, et noh, minu esimene kokkupuude arvutitega oli muidugi ka see, et me käisime Nõos matemaatika olümpiaadil ja siis meil näidati seda Tartu Ülikoolist Nõo keskkoolile antud uraali, millest on siis hiljem tulnud sõna raal. ette eest ära ja siis tuli eestikeelne sõna raal. Ja noh, see on lampidega. Ja vot selle peal me siis tegime ka seal mingi harjutuse seal olümpiaadi, mingi 2 päeva meil olümpiaadi, siis 1 päev siis lubati, et kuulge, lähme vaatama ja proovime midagi teha, mõned liitmistehted vähemalt kuidagi ära programmeerida. Aga noh, see oli see arvutite kokkupuude. Tollal nägi välja sellest, et eks need tutvused, et keda kuskilt kutsuda, olid pärit ka siis keskkooli ajast või nõks hiljem tekkis see, et me olime käinud malevas. Ja ma tuleks pigem selle maleva jutu juurde rohkem tagasi kui nende datingute juurde, et minu teine malevarühm, mis oli Sadukülas, siis meil moodustus seal praktiliselt suurem osa abielusid pärast seda rühm. Nii et ütleme, see värk käis nagu seal, et siis ja mida siis nagu hinnati ühelt ja teiselt poolt oli ikkagi see, et sul oli pingetaluvus, sa suutsid tööd teha, oskasid sporti teha, oskasid laulda, oskasid pilli mängida ja kõik need asjad siis nagu selles komplektis nagu koos, siis anti siis teisele poole kindlus, et on valik on õige. Et mina oma kaasa leidsin ka teisest malevarühmast ja me oleme nüüd koos elanud 50 aastat. Aga mina olin spordimees ja see, kes oskas tööd teha, et igal ühel olid omad sellised, ütleme, nagu täna öeldakse nende inimeste kohta, et omad oskused, et kõiki nagu ei tee, aga noh, ma oskasin ka joonistada ja tegime seal pilte ja kujundasime neid plakateid, mis meil seal malevarühmas oli vaja teha, märgid ja muud asjad, tegime postkaardid ja meil olid oma rühma märgid, meil olid oma rühma särgid ja nende kujundamisega oli siis see, millega mina nagu tegelesin seal. Kuna ma ikkagi sellisest 46. kunstikoolist pärit ja siis ma teadsin, kus saab CD-trükki teha ja kõiki muid asju. Meil olid ikkagi kõik õppejõud koloriitsed, erilised koloriitsed, et matemaatikat õpetas meil Kass ja dotsent Kass, eesnime enam ei mäleta, uskumatud äge vend. Muidugi, keda me kõige rohkem imestasime, oli meil Alar Kont, kes meil luges elektrimasinaid, kes luges elektrimasinate 2 osa, minu mälu järgi oli meil 2 osa, täiesti peast. Tal ei olnud üldse mingit konspekti olemas, ta tuli ja hakkas tahvli ees seda kirjutama ja siis, kui tuli järgmine loeng, siis ta küsis niimoodi, et kuule, Peeter või Jüri, et kas me lõpetasime selle valemiga. Ja siis ta pani sellest kohast täpselt nagu edasi, et see on nagu imetlusväärne mäludega. Seesama Endel Ristin, kellel nüüd sai 100 täis, tema õpetas või tema aine oli ettevõtte elektrivarustus. Ja meil oli projektiks oli tööstusettevõtte elektrivarustuse projekteerimine alates alajaamast kuni siis nende tsehhisiseste ühendusteni. Ja see projekt oli selline, et mina, kelle isa õpetas polütehnikumis täpselt sama asja, käisin seda lõputööd kaitsmas vist 3 korda, enne kui ma läbi sain ja lõpuks ma sain muidugi indeksi küll 5. Aga see oli päris pähkel sõnaga sellepärast, et ega sellised õiged materjale, kui sa saad, arvutada kas või lattidel näiteks, kui sul on trahvopelüis ja lattidele mõjuvad jõudu, et kas need isolaatorid lähevad katki või mitte, kui see dünaamiline löök tekib. Ega seda pealt kuskilt väga leida, sa tuled seda ise üsõnaga kuskilt mehaanika kursusest, mingitest muudest kursusest. Aga mis oli, imeline oli see, et meil suurem osa lõpetanudest julgesid minna tööle energeetikutena, peaenergeetikutena tööstusettevõtetesse, sest see oli asi, mida nad valdasid täiesti. Ja meil oli ka selline toore õppejõud nagu Ustu Sagur, kes on ka Eesti elus täiesti tuntud tegelane, kes on see, kes lõi omal ajal arvutite kateedri, aga ta luges meile Pooli algebrad näiteks.
ja see Boole'i algebra lugemine oli nii, et mul oli sellest väga hea mulje, jäi sellest, kuidas loogikas projekteerida ja minimiseerida. Ja nüüd hiljem on minu tudengid, kellel ma seda sama asja olen ka edasi lugenud, öelnud, et see on parimaid kursusi. Ja muidu Kustu Sagur kirjutas selle kohta ka väikse brošüüri, mina kirjutasin natuke midagi sinna juurde, aga see Boole'i algebra näiteks automaatikasüsteemide projekteerimise juures on põhialuseid seal. Et siuksed toredad õppejõud on. Muidugi rääkimata näiteks klassikalistest õppejõududest nagu Juhan Laugis, kes meile ka teedrühata luges elektriajameid, täpselt samamoodi, ta valdas materjali väga hästi, luges seda suurepäraselt, aga tollel ajal oligi niimoodi, et nad suutsid, neil oli võimalus lugeda neid aastaid, pigem ka aastakümneid ja nad kirjutasid ka õpikuid selle kohta, et see materjali käes, et see dünaamika ei olnud nagu muutuv. Kui mina olin noor õppejõud, siis mulle anti ju kogu aeg kõik need digitaalsed asjad. Digitaalsete asjade lugemine, näiteks digitaalsed juhtimissüsteemid, on see, et kõik see muutus nii kiiresti. Kui meil olid ühed protsessorid, teised protsessorid, mingid programmeerimiskeeled, siis mingi järgmine aasta ei pruukinud enam ühesõnaga olla aktuaalne või midagi oli muutunud, need enam ei toodetud. Ma mäletan selgelt, kus tudengitele hulkamalt rohkem aega, kui mul nende loengut ette valmistab, siis tudengid ütlesid, lugupeetud õppejõud, aga seda protsessorit juba 2 kuud ei toodeta, et miks te sellest üldse räägite. Et neil on tulnud uus protsessor, mõtlesin, okei, ma arvan, et printsiibid on samad, sõnaga, siis läksin jooksin ruttu raamatu kokku, sama lõttu, hakkasin otsima, et kus need uued protsessorid on ja mis on nende parameetrid, kus nad selle kätte nagu said, aga tudengitel oli nii palju vaba aega rohkem, et nad, kes oli asjast huvitatud, need siis ise lappasid neid asju ja kuskilt nad said seda nagu teada. Aga ütleme, et klassikalised kõik need teoreetilised alused, ajamete teooria, juhtimise teooria, elektrotehnika teoreetilised alused, kus me õppisime siis Kirchhoffi ja Ohmi seadusi ja lõpuks Maxwelli võrrandeid, neid on hea lugeda, sest sa oled neid aastaid lugenud või elektrimasinate teooria näiteks, et elektrimasinate teooria on täpselt täna sama kui tollel ajal. Täna professor lugupeetud Ants Kallaste nüüd prindib masinaid, aga teooria on ikka sama, selleks, et teada, kas see mootor tööle hakkab. Üks seik, et kui me rühm nagu kokku sai eriti aastaid tagasi, siis ega me ei rääkinud õppimisest. Me ei rääkinud ka nendest praktikatest, mis seal Tualetis ja Jaroslavis olid. Meie jutt läks sõjalise laagri peale. Ja see oli selline absurd, et see absurdi teema jääb kõige rohkem omale meelde. Ja see, kuidas meil tulid mingid kindralid sinna sõjaväeossa, kus me ka Leningradis olime, ja siis osa poisse värvisid neid äärekivisid valge värviga, et ilus oleks, teised värvisid koltunud roheliseks. Samade sõjaväeauto roheliste värvidega, siis me lasime aerosooliga, lasti see kogu muru üle, selleks, et kui tulevad kindralid, siis näeks see meie sõjaväeosa väga uhke välja, et see oli nagu üks seik selles asjas ja tegelikult oli niimoodi, et kuna meil oli seal ka radiotehnika lõpetavaid poisse, siis osa poisse tegelikult selle sõjalisega üldse nagu ei tegelenud. Mis meil seal oli, remontisid neid raadiojaamu, mis oli seal, oli sidepataljon tegelikult, need raadiojaamad pooled ei töötanud, siis nad tegelesid sellega, leiti, et tulid toredad radiotehnikud, pandi neid nagu tegema, siis osa poisse olid meil siis sellised, kes olid päris kunstnikute perekondadest pärit, need joonistasid kõik selle sõjaväe osa täis plakateid, ühesõnaga tead vormis automaadid käes, siis mingid võimlemise plakatid, rööbaspudel ja siis igast muude asjadega, nad 2-3 kuud ainult maalisid ja maalisid. Nii et ja lõpuks nad said oma eksami tehtud ja Paretki Sklutseenis ja anti nendega väga head hinded.